No nii, alustame vaikselt. Minu jaoks on see esmakordne kogemus. Nii et tein nii hästi nagu oskan. Ehk siis minu mõte on edastada teile plaani ja step by step kudumise raglaanlõikega kampsunile. Nii, tuleb umbes selline skeem. Selle jaoks meil lähebki siin vaja siis paberit, pliiatsit. Kudumiseks läheb meil vaja heegelnõela alustuseks, sest kui me teeme sellist ära keeratava kraega kampsunit, siis meil läheb heegelnõela vaja. Natuke paksam võiks olla. Mul on siin praegult number 4, ma võtan number 4 või number 5. Siis mul on siin krae kudumiseks on mul vardad, ringvardad number 4 ja number 3,5. Nad võivad olla lühemad. Minul on küll 80 cm pikad, mis on võib-olla natuke liiga pikad, aga saame hakkama. Ja kampsuni enda kudumiseks läheb vaja vardeid number 5. Mul on siin 100 cm pikad. Kui tahaks kampsunit selga proovida, siis peaks olema 120 cm pikad, et neid vardeid tuleks osta, aga võib ka jooksvalt katsetada, kuidas mugav on kas lühemate või pikemate varrastega. Seekord ma võtsin nüüd sellise laana lõnga, pehme. Siiani ma olen kudunud kogu aeg topeltlõngaga, et oleks mõnusalt karvane, aga seekord ma võtan siis mitte karvase. Vot, ja alustuseks teeme skeemi. Minu meelest skeem on kõige tähtsam. Ja ma unustasin rääkida, et kui me hakkame kuduma, siis meil läheb vaja ka selliseid markereid, sellised märgistused. Siin eri värvi. Ma tellisin kõik Karnaluks poest. Kindlasti leiab neid käsitööpoodides. Nad on vajalikud selle jaoks, et ära märgistada, kus on esiosa, kus on meil, kus raglaanlõikega varukad hakkavad jooksma, et siis on vaja selliseid märgistusi. Aga miks ta film? Hakkame tegema skeemi. See skeem on väga tähtis, selle järgi me üldse alustame kraed ja kust hakkab siis hargnema raglaan. Ja kui me raglaani oleme juba valmis kudunud, siis edasi on juba palju lihtsam, aga see esimene edasi-tagasi liikumise skeem on siis kõige keerulisem. No, esialgu võib tunduda. Nii et alustuseks joonistame ovaali. Ma panen siia, et siin on 90 silmust. See on 9. Nii, 90 silmust. Esiosa ja seljaosa. Ja esiosal on kokku 34 silmust ja seljaosale jätame ka 34 silmust. Siin esiosal me jaotame 17 silmuseks, 17 ühele poolele, 17 teisele poolele. Ehk siis kokku on esiosal 34 silmust ja esiosa lõpeb siin, sest siit algab juba varrukas ja siit algab teine varrukas. Siia 2 kriipsu vahele tegelikult tuleb 2 silmust. Need on need raglaan silmused, mis hakkavad niimoodi jooksma meil. Niimoodi. Siis siin tuleb varrukas. Varruka peale jätame 7 silmust, millest me alustame siis 7 silmusest. Siin ütleme nii, et varrukas lõpeb ja siin on samamoodi 2 silmust ja 2 silmust. No vot, ja paneme sellised märgistuspunktid. 1, 2, 3, 4, 5 punkti. 1, 2, 3, 4, 5 punkti. Niimoodi. Ja nüüd siis nendele punktidele siin esiosas ma kirjutan 1, kohe ma teen ära, 2, 2, 3, 3. Need numbrid on vajalikud selle jaoks, et kui me kuduma hakkame, siis me teame ridu arvestada. 1, 2, 2, 3, 3. Ma näitan teile. Niimoodi.
ja siis siia taha, selja taha tuleb 2 punkti. 1, 2, 1, 2. Ja see punkt on meil siin number 5. Siia tuleb 5 silmust kududa üks hetk ja 7. Nii. Ja siis siia paneme ka 5. Oi, nüüd on natuke naljakas 5. Ja 7. Nii, ja põhimõtteliselt meie skeem näebki selline välja ja alustuseks sellest piisab. Kui me hakkame kuduma, siis me hakkame kõndime siit niimoodi ringiratast sinna ja tagasi kuni 2 punktini, siis sinna ja tagasi. Ja iga kord, kui me jõuame siia, siis võib-olla märgistame ära, et nüüd mul on punane ots siin. Ja siis me läheme suure ringiga hoopis siia, korra tagasi, siis jälle siia ja tagasi, siia ja siis teeme jälle suure ringi ja saabki tegelikult meie raglaani algus valmis. No võt, idee ei ole minu oma, selle ma võtsin YouTube'ist ühelt naisterahvalt, kes võttis ühelt teiselt naisterahvalt. Nii et jagame siin niimoodi edasi ja järgmisena alustame juba kudumisega. Nagu meil on siin kirjas, on 90 silmust ja alustame heegelnõelaga heegeldamisest ja võtame 90 silmust. Need 90 silmust on meile vajalikud selle jaoks, et alustada sooniku kudumist, nii et me pärast teeme ta topeltsoonikuks ja keerame tagasi. Hiljem selle punase lõnga me harutame lahti, nii et jääbki siis ainult kollane, küll te näete. Ja me ühendame siis kokku volditud kraed ühelt poolt juba olemasolevate silmustega ja teiselt poolt nende lahti harutatud silmustega. Siis tuleb selline ühendamine, kus soonik muutub topeltsoonikuks krae ümber. Nii, ma nüüd heegeldan siia 90 silmust. Nii, ma kudusin nüüd 90 silmust, mitte kudusin, heegeldasin. Ja tegelikult panin veel siia umbes 5 silmust otsa, võib ka panna 6, nii et 96, et ta võibki natukene pikem olla. Nii. Tõmbasin katki, kuigi võiks lõigata, mul ei ole käe pärast. Ja siis ongi selline patsikene. Nii, mis me selle patsiga edasi hakkame? Võtamegi nüüd siis meie lõnga, selle kampsuni põhilise lõnga. Ja hakkame siit silmustest välja tõmbama. Siin patsil on siis nagu sellised patsikesed, eks ole, see on see patsirida. Aga me keerame teisele poole, siis siin on meil sellised aasad. Kui hakkate tegema, te siis kindlasti näete, et sellised aasad on siin. Ja võt läbi nende aasade hakkame välja tõmbama kollast lõnga. Kuna mul oli siin natuke 5 silmust rohkem, 1, 2, 3, 4, 5, et alustame kuskilt siit. Või võtame 4 niimoodi. Nii. Siit tulebki minu esimene kollane silmus. Oi, see on topelt mitme niidiga lõng. Jälgime, et kõik lõngad tuleksid kaasa. Ja nüüd ma hakkan siis varraste peale tõmbama seda kollast lõnga. Ehk siis selle heegeldatud patsi teisele poolele tekivate aasade vahelt tõmban välja kollase lõnga, mis on minu siis kampsuni lõng. Ja siis ma kordan, et selle punase lõnga me pärast harutame lahti. Seda punast lõnga siia ei jää. Niimoodi. Ja nüüd ma jätkan kuni lõpuni. Mul peaks tulema kokku siis 90 silmust.
Ma ennem küll unustasin mainida, et kui te heegeldate seda patsi, siis patsi tuleks heegeldada lõdvemalt, sest muidu on siit taga olevatest aasadest raske kätte saada lõnga. Niimoodi. Nüüd on juba nii palju tekkinud. Ja kokku peaks tulema siis 90 silmust, sest nii nagu meie skeem ütleb, meil on vaja kokku 90 silmust. Kui me need 90 silmust ära teeme, siis me ühendame selle riba ringiratast ja hakkamegi ringiratast kuduma soonikut üks ühele. Et teiega ma teen sellise tavalise sooniku. Siin ma olen katsetanud ka keeruga soonikut, aga hiljem, kui juba põhiskeem on selge, siis võib katsetada muid asju. Igatahes ma koon selle lõpuni ja siis vaatame edasi. Ja nüüd olemegi jõudnud nii kaugele, et mul on 90 silmust täis. Ja nüüd hakkangi kuduma soonikut üks ühele. Proovime need siin alguses panna hästi lähedale, et nad ei põgeneks. Niimoodi. Ja niimoodi ma alustan. Natukene alguses on sigri-migri. Siin on siis need punase lõnga jupid, mida ma pärast harutan. Siin on siis see minu kollane lõng. Ja siin on see, mis jookseb, millega ma koon. Praegult esimene silmus mul oli parempidine. Mina muidugi teen niisuguse asja, et siin ei hargneks siis see jupikene ja siis see pikk niit, millega ma edasi hakkan kuduma, veel omavahel seon nad kinni. Sest muidu nad hakkavad siin, tahab lahti tulla see esimene silmus. No nii, nüüd võib rahulikult siis hakata kuduma. Võtame siis pahempidine ja parempidine ehk siis soonik üks ühele. Ma tunnetan hetkel, et mul oleks vaja ikkagi lühemaid vardeid. Praegu mul on 80-sed. Siin võiksid olla vabalt 60. Mul olid, ma ei tea, kus ma tuppisin need. Sest vahepeal, kui see varras on liiga pikk, siis ma pean siin kuskil poole pealt murdma ja natuke välja tõmbama, et ta ei oleks liiga pingul. Ja siis saan edasi kududa. Igatahes, niimoodi ma nüüd siis jätkan varrastega number 4, üks ühele sooniku kudumine, ehk siis üks pahempidine, üks parempidine ja niimoodi ma koon, ma nüüd mõtlen, 6 rida oli vist, korraks vaatan oma kampsuni pealt, siin mul selline näidis ka siis teile, et selline topeltsoonik tuleb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei. Siin vist ikkagi 8 rida tuleb kududa. 8 rida tuleb kududa number 4-ga. Siis oli 6 rida number 3,5-ga ja 8 rida jälle number 4-ga. Korraks vaatan veel. 10 ja 10, 20 silmust kokku. No igatahes, kui ma hakkan 3,5-ga kuduma, siis ma annan teile teada, aga hetkel tuleb siis number 4-ga kududa. Siin on muidugi selles loominguline värk ka, et kui tahate natuke kitsamat kraet, et ta ei oleks nii lai, et siis on vähem silmuseid. Hetkel ma arvan, et ma teen ikkagi 6, 6 ja 6. Ma lõpus annan teile teada, kuidas ma ise otsustan, sest ma tahan jooksvalt vaadata, et kas ma tahan natuke laiemat kraet või kitsamat kraet ja mitu silmust mul tuleb. Et hetkel ma teen natukene spontaanselt. Aga mõte on selles, et koome esialgu valmis 6 rida number 4-ga ja siis lähen number 3,5 peale üle, et ta läks natukene kitsamaks ja siis pärast jälle laiemaks, sest siis ta krae ümber istub natuke paremini.
igatahes ringiratast, koks 6 rida ja siis lähme teise varda peale üle ja vaatame, kui palju me seda teise vardega koome. Ma panin nüüd lambi põlema, sest et õhtul tahaks ka kududa, nii et kahjuks päevavalgust ei ole. Mul on praegult kootud 8 rida. Ma ikkagi otsustasin, et teen natukene laiema, nii nagu mu eelmisel kampsunil. Igatahes 8 rida on kootud varrastega number 4. Ja nüüd ma lähen üle varrastele number 3,5. See on selle jaoks, kui tõmban üle, üks hetk, ops, niimoodi, siis see varras jääb siia. See on selle jaoks, et jah, kaela ümber oleks natukene kitsam, et see soonik ei veniks liiga palju välja. Nii et nüüd ma võtan vardad 3,5 ja hakkan seda soonikut kuduma edasi. Nüüd tuleb jälle 8 rida 3,5-ga. Siis läheb natukene soonik kitsamaks. Ja varrastega 3,5 koon ma jälle 8 rida. Ning siis lähen üle tagasi varrastele number 4 ja koon veel 8 rida. Nii et siis 8 rida varrastega number 4, 8 rida varrastega number 3,5 ja siis uuesti 8 rida varrastega number 4. Ja siis meie kaeluse soonik saabki valmis ja me hakkame teda siis pooleks murdma ja seda punast lõngasid lahti harutama. Nii et järgmisena ma tulen tagasi siis, kui mul on terve soonik valmis. Niimoodi siis näeb praegult välja. No nii, mul on soonik kootud 8 + 8 + 8 rida. Selline mõnusalt veniv. Ja nüüd ma võtsin nüüd 3,5 vardad appi, millega ma siin vahepeal keskel kudusin, kuna ma nüüd tõstan need silmused, mida ma siin lahti harutan, tõstan nendele varrastele. Niimoodi selleks võtame siit. Ma ei tea küll kumb ots, vist see, mille me lõpetasime, selle nüüd tõmbame lahti, nii et ma tõmban siit niimoodi selle ühe niidi lahti ja tegelikult see patsikene hakkabki hargnema. Op, 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 niimoodi. Ja kui ma nüüd selle punase niidi tõmban välja kollastest aasadest, siis see punane rida hakkabki hargnema ja mul tekivad sellele vardale silmused ning hiljem me nüüd selle varda silmused ühendame selle varda silmustega ja siis saamegi sellise topeltsooniku. Ma natukene harutan veel teiega koos ja siis pärast teete ise edasi. Panen siia varda vahele, tõmban lahti, panen varda vahele, tõmban lahti, panen varda siia silmuse sisse. Noh, mine nüüd. Ja tõmban lahti. Jah, et siis jälgida, et ükski silmus ära ei põgeneks kuskile. Sellepärast on kindlam ennem panna varras vahele ja siis alles harutada. Et püüame selle siit silmuse kinni ja siis tõmbame lahti. Niimoodi ja lahti. Ja niimoodi kõik 90 silmust. Kuni ühel hetkel on meil mõlema varda peal silmused. Ja kuidas me ühendame, seda teeme pärast edasi. No nii, mul ongi nüüd kõik silmused üle tõstetud teise varda peale. Ja nüüd ma võtan oma põhivarda number 5, mis on mul 100 cm pikk.
Nüüd ma hakkan siis oma kraed pooleks murdma. Tuleb jälgida seda, kuigi ta tahaks nagu väga keerata nii pidi, siis tegelikult siia jääb vasakpool. Nii et ta tuleb siis kuidagi sunniviisiliselt pöörata hoopis niimoodi, et parem pool jääb välja poole. Tuleb jälgida, et kui me hakkame ühendama, et silmused oleksid kohakotti, näiteks praegult on mul siin parempidine, aga siin on üks pahempidine, nii et ma tõstan ta praegult siit üle, et ühendades oleksid ikkagi õiged silmused omavahel ühendatud, et parem silmus oleks ühendatud parema silmusega. Niimoodi, nüüd mul on parem ja parem. Hästi palju vardeid on, võib veidi alguses kõik see segane tunduda. Niimoodi, ja nüüd murrame pooleks. Murrame pooleks. Murrame pooleks. Niimoodi. Ja kus mul siin põhilõng on? Siin on minu lõng. Siin on minu varras number 5. Siin on siis need teised vardad ja nüüd ma hakkangi vaikselt üle tõstma. Ja hakkangi kuduma juba kohe kõik silmused parempidistega. Et soonikut ma enam ei koo, soonik on valmis. Nii et võtan nüüd maha parempidise silmuse ja teisel pool oleva silmuse ja koon nad mõlemad läbi. Oi. Niimoodi. No nii, igatahes. Proovime uuesti. Mul on jah, see lõng on mitmest peenikesest lõngast kokku pandud, siis raske natukene järjele saada, et nad mõlemad tuleksid kaasa. Oh, näe, nüüd tulid. Väga hea. Nii, eks need esimesed silmused ongi raskemad. Need nüüd tulevad. Kohe ma näitan natuke lähemalt. Jälle üks. Niimoodi ja niimoodi ja niimoodi siis. Ühesõnaga, arusaadav on mõttest, et sooniku silmused me koome läbi kõik parempidistega ja võtame mõlema poole pealt siis silmused, nii et siis tekib 2 silmust. Ja need 2 silmust ma koon lihtsalt kokku. Nii et võtan silmused ja koon nad kokku. Ja peaks hakkama tekkima selline asi. Pahemalt poolt on nii ja paremalt poolt on nii. Nii et parempidistega koome kokku kõik need 90 silmust. Ja siis hakkamegi tegema raglaani. Nii. Ma loodan, et on arusaadav. Näe, nüüd jookseb. Hops, võtan 2 silmust. Koon nad mõlemad läbi. Võtan 2 silmust. Koon nad mõlemad läbi. Ehk siis ühendan seda topeltsoonikut. Niimoodi. No nii, nüüd tuleb siis kõige keerulisem osa. Me hakkame kuduma selle joonise järgi ja meil on vaja nüüd markereid. Meil on siin sellised, lahtiselt on nad niimoodi. Ja me märgistame ära esiosa, me märgistame ära raglaani algus, raglaani lõpp ja siin samamoodi raglaani algus, raglaani lõpp. Ning siin märgistame ära raglaani algus ja raglaani lõppu ja siin ka. No võt, nüüd meil on vaja siis neid märgistused ära teha.
ja selle jaoks me nüüd leiame keskosa ja keskosa on siis 17 silmust kuni keskeni. Kuna siin mul oli külje peale jäänud krae algus ja lõpp, siis ma alustangi siit lugemist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Nii, meil on vaja 17 silmust. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7. Nii et siia tuleb esiosa. Ma panen kohe selle varda külge ehk siis traadi külge. Nii et ma hakkan iga kord seda tõstma, nii et see marker liigub minuga koos, kodumisega koos. Ja siit uuesti 17, kuna 34 silmust on esiosale, 34 silmust seljaosale. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 17. Nii, siia tuleb siis esimese raklaani algus. Ja nüüd me võtame 2 silmust. Siia tuleb siis esimese raklaani lõpp. Nii et mul on siis 2 markerit ja 2 markeri vahel on 2 silmust. Need 2 silmust jäävadki, me hakkame neid niimoodi kuduma edasi muudkui. Nüüd tuleb meil varukas. 2, 4, 6, 7. Selle skeemi järgi teen, ma pärast näitan seda skeemi uuesti. 7 silmust, raglaani algus. Ja 7 silmust, mis 7, 2, vabandust, 2 silmust, raglaani lõpp. Et siis varuka peale jäi meil 7 silmust ja raglaanide peale 2 ja 2. Mis värvid on, tegelikult sellel ei ole vahet, lihtsalt ma tean, et mul oranž ei jätku. Nii et ma vahepeal kasutan siniseid. Nii ja selja osale 34 silmust. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30 ja 34. 34. Panen jälle siia markeri või märgistaja. Ja 2 silmuse tagant. See on nüüd siis raglaani teise varuka. Raglaani silmused 2 tükki. Need on jälle niimoodi siin vahele märgistatud. Ja siis on vaja jälle 7 silmust. 2, 4, 6, 7. See on nüüd jälle teise varuka teine raglaan. Ja 2 silmust vahele ja siis niimoodi. Ja hetkel ma pean nüüd liikuma. Nüüd mul on kõik ära märgistatud, siuksed tilulilud ripuvad. Ja nüüd ma koon alguses esiosa keskele. Esiosa keskelt siis hakkame edasi liikuma, nii et parempidistega. Kuni keskpunktini ja siis ma võtan ette selle skeemi ja proovime koos aru saada, kuidas me sealt nüüd edasi liigume, sest iga kord, kui ma koon seda kampsunit, ma ei suuda panna peast. Ma pean ikka piiluma. No vaata nüüd need markerid, me lihtsalt tõstamegi need niimoodi ühe varde pealt teise varde peale. Siis hakkame siit edasi kuduma. Nüüd meil on siin esiosa ja me hakkame kuduma mitte päris ringiratast alguses. Ma siis seletan natukene. Hakkame siis kutume niimoodi, me oleme praegu siin ja liigume sinna suunas. Ja alustuseks me liigume, koome kõik parempidised. Siin äärtest me võtame lisaks juurde silmused, õhksilmused, sest me hakkame raglaani mõlema külje pealt laiendama. Siia 1 silmus juurde ja siia 1 silmus juurde. Siin samamoodi
koome 7 parempidist läbi, siia üks silmus, siia üks silmus. Ja kui me jõuame siia number 5 juurde, koome 5 silmust, siis me tõstame silmuse väikse keeruga ja hakkame ta kuduma pahempidiste silmustega tagasi ja siis koome tagasi. Siis koome tagasi, kui me jõuame siia, siin on kirjas 1, siis me koome 1 silmuse ja teeme ümberpöörde. Koome jälle tagasi, jõuame 7-ni, siis keerame ümber, pahempidiste silmustega jõuame siia, koome 2 silmust läbi ja nii edasi. Olge nüüd tähelepanelikud. Ma püüan selgitada nii lihtsalt kui võimalik. Okei, no läks siis lahti, et hetkel ma alustasin siis esimest rida ja see esimene rida on lihtne. Ma koon lihtsalt parempidistega kuni esimese varruka alguseni, kus mul on markerid. Nii, siin tuli ikka vastu marker, et niimoodi ta tuleb vastu ja ma teen siia õhksilmuse. Selline, no ma lihtsalt viskan, eks ole, ristiga siia peale. Ja tõstan markeri üle, koon 2 silmust läbi, tõstan markeri üle ja nüüd tuleb õhksilmus. Ehk siis alguses tuleb õhksilmus markeri ette ja pärast tuleb siis õhksilmus markeri taha. Nüüd tuleb mul 7 silmust, mis on varruka omad. Varruka 7 silmust. Nüüd tuleb uuesti marker. Markeri ette õhksilmus. Tõstan markeri üle. Ma nimetan neid markeriteks, ma tõlgin vene keelest. Võib-olla on siis eesti keeles õige märgistajad. Minu jaoks on need siis markerid. Nii, tõstan jälle üle ja jälle õhksilmus. Nii, kusjuures 1 varrukaga on nüüd ühel pool. Ja me oleme jõudnud siia, sest see on varrukas ja me jõudsime siia. Nüüd ma koon 5 silmust, sest siin on 5. Ja ma teen kohe siia ringi ümber, sest me jõudsime siia punkti, kus ma koon 5 silmust alates selle esimese varruka raglaanist. Ehk siis õhksilmus ei loe ja see on lihtsalt õhksilmust ja nüüd ma loen 5 silmust. 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd me keerame töö, nii et me hakkame kuduma pahempidist. Ja selleks, et oleks märgistatud pööramise koht, me teeme siukse triki, et tõstame selle lõnga varda peale. Ja ma võtan esimese silmuse niimoodi siit ja tekiks nagu topelt. No ma natuke tõmban sinna taha poole niidi ja tõstan lihtsalt ära esimese silmuse, nii et mul tekkis nagu 2 silmust. Pärast, kui me koome parempidistega järgmist rida, siis me koome nad kokku. Nii, ja nüüd tulevad lihtsalt pahempidised. Lähme tagasi. Ja kuni number 1-ni. Nii, õhksilmused, mis meil siin on, nad on küll meil 1 ristiga, aga ma teeks neile topeltristi, nii et ma kooks mitte eestpoolt pahempidisega, vaid tagantpoolt, nii et see tuleks nagu topeltkeerd igaks juhuks, et vähem auke oleks näha. Nii, need 2 raglaani silmust, tõstame markeri üle. Nüüd on see jälle see keeruga õhksilmus, mille ma teen veel topeltkeeruks. Koon õhksilmuse läbi. Nüüd on mul siin need varrukasilmused. Ja varrukasilmused kudusime läbi ja jõudsime jälle õhksilmuseni.
siin topeltkeeruga. Koon pahempidisega läbi, aga lihtsalt nii, et oleks topeltkeerd seal. Et noh, ma olen proovinud ka mitte seda keerdu teha, lihtsalt jääb võib-olla natukene suurem auk. Et jääb veidi viisakam, kui teha see topeltkeerd. Nüüd on viimane õhksilmus, mille ma nüüd jälle läbi kudusin. Nüüd me oleme jõudnud pahempidise reaga siia kohta, kus on mul nüüd number 1. Number 1, oi. Nüüd ma võtan ühe. Nüüd me koome pahemas reas, siis vasakus reas koome nüüd selle õhksilmuse kudusime läbi ja koome nüüd lisaks veel ühe pahempidise, sest kuna siin on number 1 ja siin on meil 1 kootud. Nii, nüüd keerame jälle paremale poolele. Ja nüüd meil oleks vaja jälle üle tõsta esimene silmus. Siis ma tõstan selle niidi jälle siia ette ja panen oma vardasid tagant, et tekiks selline nagu jälle topelt silmus. Kui te hakkate ise tegema, kindlasti tuleb välja, te saate aru, mis tähendab, et tekib nagu 2 silmust. Pärast me koome jälle need kokku. Niimoodi. Ja nüüd parempidistega enne markerit õhksilmus ja lähme jälle parempidistega mööda paremat poolt. Tõstame markeri üle, enne markerit ja pärast markerit on õhksilmus. Ja nüüd mul on juba varuka osa. Varuka silmused koome läbi. Tuli marker ette, jälle õhksilmus. Tõstan markeri üle. Marker ja õhksilmus. Ja nüüd me jõudsime siit viienda me tegime ära, me jõudsime nüüd siia 7. Sellega on niimoodi, et me koome nii kaua, kuni näeme seda topeltsilmust ja sealt loeme veel 7 silmust. Nii et praegu ma siin võtsin siis õhksilmuse ja nüüd koon edasi, kuni ma kohtan seda topelt tehtud silmust. Näed, siin on see topelt tehtud silmus. See on selline veidrik veidi. Selle ma koon läbi. Ja nüüd, nii kui ma selle topelt veidriku läbi kudusin, hakkan ma siit kuduma 7 silmust. Ja sealt hakkab tekkima selja osa meil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii 7 silmust on kootud parempidistega. Keerame vasakule poolele, pahemale poolele ja nüüd samamoodi tõstan siis selle lõnga niimoodi varda peale. Teise varda panen siin tagant, et siis meil tekivad jälle sellised topeltsilmused, mis märgistavad ära siis selle koha, kust me oleme tagasi pööranud ja pluss ta ühendab teiste silmustega ühtlasemaks. Nüüd lähme pahempidistega tagasi. Samamoodi nagu ma ennem kudusin, seal kus on õhksilmus. Lihtsalt tuleb siis see õhksilmus teha keeruga. Et võite ka natukene kiiremaks kerida või skipida videos. Nii, siin ongi nüüd minu õhksilmus, mille ma pahempidiselt läbi koon. Tegelikult see vasaku rea kudumine on ainult see raglaani nagu alguse laiendamise osa. Hiljem läheb juba lihtsamaks, siis me koome ainult parempidistega. Nii et vasakpidistega tuleb kududa ainult alguses.
kui meil see esialgne laiendamine toimub. Nii, nüüd varukas. Nüüd tuleb varuka silmused. Mul on varuka silmused. Iga kord me võtame raglaani joontest silmused juurde, nii et iga reaga hakkab varukas laienema. Ja mõte ongi selles, et me laiendame muudkui. Nüüd tuli üks niidike siin. Laiendame, kuni me saavutame selle kampsuni suuruse, mida meil vaja on. Nii, nüüd mul on varuka see teine raglaan. Kohe tõstan markeri üle. Ja nüüd on see keerukene siin, mille ma teen topeltkeeruga. Ja nüüd me oleme jõudnud jälle siit 7. jõudsime vasakus reas, ehk siis pahempidises reas kuni number 2-ni. Ja nüüd me leiame, kus on meil see silmus, mille ma tegin jälle topeltsilmuseks, et me tast mööda ei jookseks. Näed, siin ta on. Tema ma koon ka läbi pahempidiselt. Ja nüüd on meil siin number 2. Eks ole, nüüd ma koon 2 pahempidist silmust juurde. Keerame paremale poolele. Tõstame lõnga. Iga kord keerates tõstame lõnga varda peale. Ja võtan silmuse tagant, nii et mul tekiks topeltsilmus, mis ongi see märgistus, eks ole, kuidas me siit muudkui areneme. Ja tõmban maha lihtsalt, et siia jääkski selline topelt, ehk siis pöörates me tõstame esimese silmuse maha, aga ta muutub selliseks topeltsilmuseks. Niimoodi. Ja nüüd koome parempidistega. Iga kord võtame siis markeri ees jälle õhksilmuse. Nüüd algas varukas, tulevad varukasilmused. Ehk siis mõte on selles, et me alguses laiendame ühte poolt, siis me liikume teisele poolele ja siis teeme nagu ühtlasemaks sinna tagasi. Praegult me hakkame koduma jälle parempidistega, aga 5. ja 7. me oleme ära teinud. Nii et tegelikult me liigume siit 7. mööda ja me liigume hoopis kuni selle number 1-ni. Nii et nüüd tuleb juba selline liikumine nagu ringiga. Niimoodi. Ma nüüd koon. Ja kui ma olen ühel hetkel oma parempidistega siin maal, siis vaatame edasi. No nii, ma nüüd kudusin, siis siit parempidistega läksime mööda sellest topeltsilmusest, kus meil oli 7 silmust. Kudusin parempidistega, võtsin siin õhksilmuseid. See on siis teise varuka raglaan. Ja siin võtsin ka õhksilmuseid ja nüüd ma jõudsin siia maani, kus siin on mul number 1. Nii et parempidiselt teise varuka raglaan, siin on marker, see viimane marker, ma võtan siin õhksilmuse, sest parempidises reas võtame õhksilmused peale. Ja kuna siin on number 1, eks ole, siis ma koongi läbi ühe silmuse. Nüüd me hakkame teisel pool kasvatama. Üks silmus parempidiselt on läbi kootud. Keerame nüüd pahemale poolele, ehk siis vasakule poolele. Võtsin siis selle ühe silmuse juurde, keerasin nüüd jälle pahemale poolele, et kui see pool oli meil juba natuke alustatud, siis nüüd me koome ka natukene teisel pool.
ja paremal pool jälle tõstame lõnga üle varda ja tekitame siit nagu 2 silmust, tõmbame natuke pingumale. Me teeme seda ka selle jaoks, et siia auke ei tekiks. Niimoodi. Siis tuleb mul siin kohe keeruga õhksilmus. Marker. Koome nüüd pahempidistega. Hakkame liikuma. Teate, me liigume nüüd siit, kuni me jõuame selle number 5 juurde. Kohe räägin. Lähme praegult koome varukasilmused. See on nüüd teine varukas. Teise varukasilmused. Kuni jälle õhksilmuseni. Siin ma keeran niimoodi. See nüüd raglaan. Aha, ja nüüd veel keeruga õhksilmus, pahempidise silmusega teeme selle ära. Nüüd meil ongi tegelikult varukas läbi kootud ja me olemegi jõudnud siia kohta. Ja kuna siin on 5, tõmbame selle ümber, et me jõudsime selle 5-ni, siis nüüd me koome 5 parempidist silmust. Oi, vabandust, 5 pahempidist, enne meil oli siin parempidised, siin on nüüd 5 silmust koome, 5 pahempidist. 1, 2, 3, 4, 5. No nii, selle 5 keerupunktini me jõudsime. Keerame meie töö ümber. Nüüd on meil paremal pool. Tõstan selle lõnga jälle üle varda, siit eest. Ja tagant lähen vardaga, teise vardaga ja tekitan sellise topeltsilmuse ja tõmban natuke pingule, et auku ei tekiks. Ja nüüd parempidistega koome edasi. Nii, jõudsime markerini, teen õhksilmused. Õhksilmused me teeme parempidisel poolel. Parempidiste silmustega kudumisel teeme õhksilmuse. Niimoodi, nüüd tuleb varukas. Ehk siis me nüüd läksime nüüd parempapidises suunas, et jõuda nüüd number 2-ni. Nii, kudusime varuka läbi. Et seda algust pigem liiga lõdvalt mitte kududa, et neid auke ei oleks väga näha, et neid auke ei tekiks. Niimoodi. Nüüd me jõudsime siiamaani, kus sellest ühest tekkis meil vahepeal siin topeltveidrik. Kui ma näitan, näed selle veidrikuni jõudsime. Koome selle veidriku läbi. No, selline on ta meil. Ja koome selle topeltveidriku silmuse läbi. Et seda auku siin ei oleks, ma natukene tõmban natuke kokku neid asju. Ja nüüd, kuna siin on number 2, kas on näha? Ja, siis teen ringi ümber, et koon 2 silmust läbi. No nii, tegelikult oleme me nüüd nii kaugele jõudnud, et meil on siin 1, 2 võetud, 5, 7 ja siin on meil võetud 5 ja 1, 2. Nüüd me hakkame liikuma, keerame ümber ja hakkame liikuma tagasi ja haarame selle 7 ka kaasa. Teeme seal 7 silmust. Nii, keeran
pahemale poolele. Tõstan lõnga üle varda, et tekitada jälle topeltsilmuse, mis on märgistuskohaks meil ja pluss ta tõmbab augu kinni. Koon pahempidistega nii kaua, kuni meil on läbi kootud kogu varukas. No, taha see niit kaasa tulla kuidagi. Tuli. Ja see keeruga silmuse kudumine on natukene aega nõudum. Tuld nii ilus. Vot niimoodi. Nii, varuka esimene raglaanijoon. Siis jälle keeruga õhksilmus. Nüüd on varukas. Varukasilmused. See on siis meil teine varukas, eks ole. Varukasilmused. Kui me oleme need varukasilmused läbi kudunud. Nii, tõstame need markerid üle. See on nüüd teise varuka teine raglaan. Teise raglaani joon. Niimoodi. Ja nüüd siit edasi, kui me koome, siis me ühel hetkel kohtume seda number 5 topeltsilmust. Kui ma näitan teile koome. Ja nii, kui me selle topeltsilmuseni jõuame, nii me loeme sealt veel 7 silmust otsa. Näed, nüüd see ongi see veidrik topelt. Selline. Ma koondan nüüd pahempidiselt läbi. Kuna ma olen praegu pahemal pool. Ja nüüd meil ongi vaja panna veel 7 silmust juurde. Teeme ringi ümber, me jõudsime 7-ni. Eks see veidrik on läbi kootud, teda ma ei arvesta. Ja nüüd hakkan lugema 7 silmust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nii, keerame nüüd paremale poolele. 7 on meil nüüd läbi kootud ja hakkame paremalt poolt kuduma kuni siiani, kus me lähme ka topelt silmusest mööda ja võtame jälle 2 silmust juurde. Ja siis me lähme jälle pahempidistega kuni selle number 2-ni. Siis me teeme juba ringi ära ja jõuame selle 2-ni. Okei. Siin 7 sai meil läbi kootud. Tõstame lõnga ette. Tekitame jälle topeltsilmuse. Ja hakkame kuduma kuni selle 2-ni. Me oleme ikka veel siin pool, sellel teisel pool. Et siis mitte unustada markerit ette teha õhksilmuseid. Nii, õhksilmus, marker, 2 silmust, marker, õhksilmus. Varukas. Varukas hakkab vaikselt laienema, et hakkab siin meil niimoodi vaikselt moodustuma. Nii, õhksilmus, marker. Silmus. Jah, me jõuame küll selle järgmise 2-ni.
Niimoodi ma siis, tuli mul see veidrik ette. Ja nüüd ma siis jõuamegi nüüd siis siit 7-st siia 2-ni ja koome sellest topeltsilmusest 2 silmust edasi. Siis ma märgistin selle 2 ära. Ma korraks küll hakkasin kahtlema, et issand, kus ma nüüd olen, aga kuna need on mul siin raglaanid ja see märgistas esiosa, järelikult ma olengi siin esiosas, sest korraks läks küll segamini, kus see seljaosa, kus esiosa on. Nii et ma jõudsingi nüüd siia kohta, kus ma võtsin veel 2 silmust parempidiselt. Ma keeran ümber ja nüüd hakkan külm pahempidistega kuduma ja jõuan siis selle teise number 2-ni ka. Et igal juhul jälle lõng üle varda, topeltsilmus. Ja nüüd ma koon pahempidistega nii, et kohe näitan, ma koon pahempidistega nii, et ma lähen sellest 7 topeltsilmusest mööda, koon nad kokku ja koon siiani, kuni ma jõuan siia punkti, kus siin on ka mul topeltsilmused ja panen 2 silmust juurde. Kui me siia jõuame, siis vaatame edasi. Niimoodi hakkab siin vaikselt looma. Ja nüüd ma olen omadega jõudnud nii kaugele, et siit mööda pahemat poolt ma jõudsin siia. Nüüd kohe koome edasi, kuni me kohtame selle tagasipöörde topeltsilmust ja sealt koome 2 silmust otsa. Nii et hetkel ma olen siin vahemal pool. Ja kohe ma näitan, kuidas me jõuame selle topelt silmuseni. Näed. Nii. Ja nüüd ma jõudsin topeltsilmuseni, mille ma jälle siin niimoodi ilusti kokku pahempidiselt läbi koon. Ja kuna siin meil on märgistatud 2 silmust, siis ma koon siia 2 silmust otsa. 1 ja 2. Ja nüüd keeran ümber paremale poolele. Tõstan lõnga, üle varda, tagant võtan jälle topeltsilmuse. Tõstan ära ja hakkan kuduma parempidistega. Ja nüüd ma koon jälle ringiratast parempidistega. Kuna 5-7 on tehtud, liigun edasi, need 5-7 on tehtud, liigun edasi ja nüüd ma jõuan siia 3-le. Jõuan siia 3 silmuse juurde. Nii, need pärast 3 koome läbi, keerame ümber, jälle me läheme pahemalt poolt, jõuame siia, siis koome 3 silmust juurde. Keerame ümber, mööda paremalt poolt, siia teeme viimase 3 silmust juurde ära ja siis mööda pahemalt poolt viimasesse 3 silmuse kudumisse. Ja saabki meil raglaani algus valmis. Vahepeal ma koon, see võtab aega, aga kuni ma jõuan nende pöördepunktideni, siis teeme need koos läbi. Hetkel ma siis hakkan kuduma. Võtsin need 2 juurde ja hakkan kuduma parempidistega. Enne raglaani õhksilmus. Raglaan. Tõstan ära ja siis õhksilmus. Varukas. Korraks teen natukene teiega koos. Varukas. Ja nüüd parempidistega koon ma peaaegu terve ringi peale, eks ole, kuni ma jõuan siia
ja panen 3 silmust otsa. Nüüd ma olengi jõudnud siia, ehk siis parempidistega kudusin terve ringi peale ja jõudsin nüüd siia, kuni ma peaksin kohtama selle topeltsilmuse koha ja sealt kudume edasi 3 silmust. Nii, kohtasin. Tere! Koon selle kokku, siis niimoodi läbi. Ja nüüd ma koon siit 3 silmust otsa, nii et see kokku kootud ei loe. Märgistan ära, et nii, nüüd ma olen jõudnud siia. Kolme silmuseni ja nüüd ma koon siia 1, 2, 3. Keeran ümber. Tõstan lõnga varda peale. Teise vardaga lähen tagant ja sikutan natukene, et tekiks jälle siia selline topeltsilmus. Nii. Ja nüüd ma hakkan kuduma pahempidistega tagasi. Ja nüüd ma pahempidistega jõuan kuni selle kohani, kus ma kohtan jälle topeltsilmuseid ja sealt edasi koon 3 silmust otsa. Nii, nüüd ma jõudsin oma pahepidises reas kuni selle kohani, kus me kohtame topeltsilmust ja pärast seda koome 3 silmust otsa. Nii et ma koon nii kaua, kuni näen, kus on see topeltsilmuse koht. Ja siin ta on selline veidrik. Koon kokku ja siit alates koon siis 3 silmust otsa. 1, 2 ja 3 ja märgistan ära, et need 3 on mul ka tehtud. No võt, et nüüd ma keeran, eks ole, järjekordselt tõstan lõnga ette poole, tagant võtan nii, et tõmban topeltsilmuse siia, natukene sikutan pingule ja hakkan kuduma nüüd parempidiste silmustega koon. Jälle tegelikult suht täisringi peale. Oi, ma vilistasin, vabandust. Kuni me jõuame selle 3-ni ja keerame jälle ümber ja siis koome läbi selle viimase 3 ja siis ongi kõik. Nii et ma nüüd siis koon parempidistega. Enne markereid õhk silmus. Enne markerit siis 2 silmust on meie raglaan, mis hakkab niimoodi jooksma. Tõmban markeri üle. Õhk silmus, kus me hakkamegi laiendama varukat. See on mul siin varukas. Ja nii edasi, kuni terve tiir peale, kuni me jõuame selle 3-ni. No nii. Nüüd ma jõudsin parempidistega nii kaugele, kuni me jõuame selle märgistuse topeltsilmuseni ja sealt edasi koome 3 silmust otsa. Nii, nüüd ma siin koon ja ootan, kuni tuleb topeltsilmuse koht vastu ja siin ta tuligi. Koon nad kokku ja koon veel 3 silmust otsa. 1, 2, 3. Niimoodi. Keeran ümber. Märgistan ära, et selle poolega on nüüd tehtud. Ja ikkagi samamoodi tõstan üle varda alt ja tõmban topeltsilmused välja. Ja nüüd koon pahempidistega terve ringi. Koon pahempidistega kuni siiamaani
ja teen selle viimase 3 ära. Teeme korraks selle viimase 3 koos ära ja siis ma räägin edasi, kuna sellega saabki meil kõige keerulisem osa läbi, sealt edasi läheb väga lihtsaks. No nii, ja meie reklaani algus ongi lõpule jõudnud. Niimoodi näeb see välja. Siin on varukas, üks varukas, siin on teine varukas. Ja mina olen nüüd omadega siin kohal, kus ma koon läbi viimased 3 silmust. Ma olen küll siin praegu vahemal pool, aga ma kohe näitan, et ma jõuan topeltsilmuseni. Siin see on. Ma koon selle läbi ja koon veel 3 silmust otsa. 1, 2, 3. Keeran paremale poolele. Ikkagi tekitan siia veel selle topeltsilmuse, et siia auku ei tekiks. Pigem siis tõmbame nüüd niimoodi kokku. Ja nüüd ongi kõik. Tegelikult nüüd ongi kõik. Nüüd me hakkame kuduma lihtsalt ringiratast. Aga üks väike nipp on siin küll. Et kuna me enam pahempidist rida ei koo, nüüd tulevad ainult parempidised read, siis on selline lugu, et enne markerit, enne raglaani ja pärast raglaani, seda joont, võtame küll õhksilmuse, aga siis ongi nii, et esimese reaga võtame õhksilmuse ja järgmise reaga me koome selle õhksilmuse läbi. Üle järgmise reaga me võtame õhksilmuse ja järgmise reaga me koome ta läbi. Mis tähendab, et me ei võta õhksilmuseid iga reaga, vaid õhksilmuse tõstame üle rea. Ja? Et üks rida õhksilmus, järgmine rida koome läbi. Ja niimoodi koome ja laiendame oma varukat nii kaua, kuni tekib vastav suurus. Ma siis võib-olla räägin ka kohe siia juurde, et siit hakkab jooksma selline triip ja M suurus on vist siis, kui selle triibu pikkus on 28–30 sentimeetrit. Ühesõnaga, mida pikem on raglaani joon, seda laiem tuleb kampsun. Näiteks 26–27 sentimeetrit pikk, selle triibu pikkus, tuleks siis S-suurus. Ja siis nad hakkavad siit niimoodi jooksma ja laienema. Mul on siin 2 näidist. Selline kampsun. Siin ma tegin soonikut väikse keeruga. Mul tuli selline keerd parempidine silmus ja siis ta tuli selline huvitava mustriga. Ma näitan praegu seda kollast. Kollane meil tuli tavaline soonik, et ma ei teinud keeruga parempidist ja siin ma tegin keeruga parempidist. Niimoodi. See kampsun tuli nüüd natukene kitsam. Niimoodi jookseb see raglaanjoon siin. Me praegult alustasime, me oleme kuskil siin. Ja siis oleks vaja nüüd ringiratast hakata kuduma, kuni nii kaugele, kuni otsustate, et nüüd sellest laiusest piisab. Siin on mul minu arust 27 või 28 sentimeetrit pikk. Ja siis on mul veel üks näidis. Siin on siis punane kampsun. Siin ma tegin ka küll keeruga parempidist, ehk ta on selline natukene peenem patsikene. Kuid siin ma otsustasin teha püstise krae,
ehk siin ma ei teinud topelt, mis on kusjuures lihtsam, seda on natukene lihtsam kududa. Siis ei pea seda ärakeeramist tegema. Seda kraed võib muidugi ka kõrgemaks teha ja võib ka selliseks teha, ärakeeratavaks. Ja siin, see kampsun tuli mul päris lai. Siin tuli vist isegi 30 sentimeetrit, aga ma tahtsingi, et oleks selline mõnus lofa ja lai. No vot sellised näidised teile. Aga siis ma toon korraks selle kollase juurde. Kollane. Nii, et nüüd koome nii kaua, kuni tekib laius. Vastav ja vajalik laius.